sees, aga nüüd oleme me ilusti jälle olemas. Kuidas teil, nii, vaidistame siit. Kuidas teil Claude'iga on? Kas sina oled Claude'i igapäevane kasutaja või pigem sa ei ole seda veel katsetanud või oled sa pigem täitsa seda usku, et see ilmselt on üks paras turundusnipp rääkida Claude'ist kui kõige paremast tööriistast selleks, et saaks koolitusele inimesi kirja. Kuidas sinuga lood on? Tahaks täitsa teada, mis tüüpi inimesed meil täna siin kuulamas on. Tere hommikust ka kõigile. Minu nimi on Jaanika Mõru ja mina olen veebikoolis erinevate AI teemaliste õpiprogrammide juht. Siin juunis on mul vibe koodimine ja augustis on AI ja andmekaitse, sest AI on küll mega äge ja nii paljud tahaks teha ja nii paljud saab teha, aga tihti ei või teha. Eriti kuna paljud tööriistad on USA siis päritolu ja seal on reeglid palju siis leebemad kui meil siin Euroopas, siis see andmekaitse osa on väga selline oluline ja südamelähedane minule. Ei ole mina üldse selles ise siis pädev ja seetõttu kutsusin siia külaliskoolitaja, on ju. Aga juunis on meil siis vibe koodimine ja võib-olla sügisel tuleb ka mingisugune muu AI baasoskuste koolitus või automatsioonide koolitus, et juba vaatan, mõtlen sügisele ka. Aga täna tahtsin teiega rääkida sellest, et mis värk selle Claude'iga on, sest ma usun, et te olete juba kõik märganud seda, kuidas vahepeal on terve sotsmeedia seda täis. Eriti kui sa kasutad ingliskeelset LinkedIni, siis seal on eriti palju seda Claude kirjutab sulle postitusi, Claude kirjutab sulle strateegiaid, Claude postitab sinu eest, Claude teeb kõike sinu eest. Kogu äri on sul Claude'i kätte ära antud, on ju. Vähemalt minu LinkedIn on küll täpselt selliseid kommentaare täis. Täna räägime sellest, et kas ja miks võiks või olla siis mõistlik üle kolida ja tegelikult väga paljudel juhtudel ei olegi. Nii, võtan oma slaidid siit eest lahti, sest ka need kadusid mul siin korraks ära. Nii. Väga hea, teie kommentaarid juba tulevad. Eelmine kommentaar läks kaotsi. Jah, mul vist korraks katkes net ära ja siis kadus ka live ära. Claude on palju võimekam, seega suures osas olen ChatGPT pealt sinna üle kolinud ja võib küll olla. Ahaa, nüüd on siis juba ka ChatGPT-le maksmine pooleli jäetud ja valitud siis Claude. Te võite mulle julgelt ka kirjutada siia, Eeva ja Elerik, kuidas teil selle kogemusega on? Kas Claude on neid soovitud siis ülesandeid sama hästi, edukamalt hakkama saanud või on kuskil ta ikkagi hätta jäänud? Sest ChatGPT-lt Claude'ile üleminek võib olla nii positiivne kui negatiivne kogemus. Et täitsa kohe tahaks teada. Nii. Pean siin korra ühe asja ära vahetama, kasutan kogu aeg, väga hea, minul on ka Claude primaarselt see, mida ma kasutan. Nii. Claude tuli ilusti. Mina olen siis sinna natuke nurgas ja mis värk selle Claude'iga on meil siis minu hinnangul ei ole Claude kõigile ja kõige parem alati. See on midagi sellist, kus siis mõnikord on vaja nagu kõigepealt mõelda, enne kui sa üle kolid ühest programmist teise ja vaadata, kas see on midagi sellist, mida sa tegelikult vajad või mitte. Ja täna on siis eesmärk rääkida sellest, et kas Claude on sulle kõige mõistlikum või mitte. Nii, oodake, teate, ma näen, et mul see tehniliselt siin ei tööta, võtan endal siit selle jagamise ära, panen ikkagi teistpidi, sest nii nagu ma tahtsin teile näidata, ta seda õigesti ei tee. Aga sellest ei ole midagi, ma kohe teen siin ühe väikse tšiki-priki ja muudan ära. Nii. See on see rõõm, mis mind praegu siis siin tabas, et ma olen 3 monitori kasutaja ja siis mõned asjad ei lähe
Niisiis käima nagu vaja laivide ajal ja kohe parandan täna, aga seda põnevam ongi siit vaadata teie kommentaare, et ma veel kahtlen, kas üle minna. Praegu on sügavama tutvuse tegemise aeg, väga hea, siis te võite mulle siia ka kõik oma kahtlused, küsimused, kasutusjuhud vahepeal ära kirjutada, et ma saaksin teiega siis võib-olla veel paremini kaasa mõelda. Nii, ja kus kadus minu fail? selle paneme siit eest ära. nii, täitsa lõpp, PowerPoint kadus ära. kuhu sai PowerPoint kaduda? Siia. nii, väga hea, nüüd on olemas. selle alguse saame siit ilusti ära, siis lõigata, et teile endale jääb ka mugavamalt vaadata. nii, hakkame nüüd rääkima sellest, mis värk selle Claude'iga on. Nagu ma juba ütlesin, minu arvates ei ole Claude kõigile ja kõiges kõige parem ja sa ei pea kolima, kui sinu tööülesanded tegelikult ei ole Claude'is siis kõige paremad. nüüd üks siis selline oluline ai kasutamise eeldus on see, et eduka ai kasutamise eeldused, kaks tükki, on esiteks see, et kasutad tasulisi tööriistu ja ma järgmisel slaidil ka näitan, miks, aga tasuta versioon, mida sa katsetamisel saad ka tegelikult minna ja vaadata, et kui sa tahad minna vaadata, et kas Claude on sinu jaoks parim või mitte, et siis sa saad ju minna teha endale Claude'i tasuta kasutaja ja vaadata, et kas ta saab sinu ülesannetega sama hästi hakkama või mitte, siis tasuta versioon annab sulle igal juhul nõrgema mudeli ja tegelikult valepildi sellest, mida see ai päriselt suudab. ja vast kõige olulisem on see, et sa oled tööde järjekorras või nagu selle kvaliteedi järjekorras kõige viimane, et mida rohkem sa tegelikult ai-le maksad, seda suurema tõenäosusega sa saad parema kvaliteediga tulemuse, sellepärast et serverite mahud on ju piiratud ja ikkagi maksev klient saab esimesena ja tasuta klient, isegi siis, kui nagu võiks olla sinu sees, sinu paketi sees, selle tasuta paketi sees, needsamad võimalused, sa ei saa tihti täpselt samad head kvaliteeti. Et kui sa tahad ka testida, et kas Claude sulle sobib või mitte, siis Claude'i kuutasu on 17 eurot, $20 ja selle vähemalt 1 kuuks katsetamiseks soovitan kindlasti siis endale võtta, kui sa tahad katsetada Claude'i. Ja testida tasub siis kindlasti selle järgi, et mis on sinu päris kasutusjuhud, mida sa päriselt teed. ja kui sa tahadki testida erinevaid tööriistu, kuidas mina üldse soovitan oma erinevatel koolitustel, kui inimesed küsivad, et kuule, Jaanika, milline on parim ai, mida sa soovitad, mis on praegu see, mille eest peaks maksma ja mis siis teised peaks ära siis lõpetama oma tasulised paketid, siis maksma peaks selle eest, mis sinu tööülesandeid teeb kõige paremini. ja kuna me kõik väljendame ennast erinevalt ja kõik ai-d on natukene erinevalt ka siis treenitud või juhendatud, siis see ai, millele sa väljendad ennast oma tavapärases viisis ja saad kõige kiiremini ja mugavamalt vastu oma soovitud tulemuse, ongi tegelikult sinu jaoks õige LLM ehk siis Large Language Model, suur keelemudel. Et kui sa kirjutad sellesama teksti, mida sa tavaliselt kirjutad ChatGPT-le, kui sa seda kasutad ja annad täpselt samal kujul Claude'ile ja saad näiteks Claude'is kiiremini ja paremini, vähemate parandustega. teate küll, need on need hetked, kus ai annab sulle vastuse ja siis sa ütled ei, no mitte nii või ei, ma ei tahtnud sedasi. kui selliseid ei hetki on ai-ga edasi-tagasi vesteldes palju, siis see ei ole suure tõenäosusega sinu sobilik LLM. Ja mis paljudel ongi, on siis see, et Claude'i puhul nad ei pea väga tihti kirjutama ei, ma ei pidanud seda silmas. Aga väga suur hulk inimesi ikkagi saavad Claude'iga veel rohkem neid negatiivseid kogemusi, sellepärast et see väljendusviis sobib paremini kas Gemini, ChatGPT, Manuse või mõne muu, ma ei tea, Groki siis kasutamisel. Et see, kuidas sina ennast loomulikult väljendad, võiks viia kõige kiiremini sinu tööriista puhul ka tulemuseni. ja testida tulekski siis oma ülesannetega, et hästi palju on erinevaid näiteid sotsmeedias, LinkedInis eriti, kus, et näe, tee sellist tööülesannet, võta see prompt, saad sellise tulemuse. jah, see töötab, aga kas sul sellist tööülesannet vaja teha ka on või mitte? sellest sulle oleneb see, kas sa peaksid Claude'i kasutama või mitte.
et võidab see siis LLM, kus sa pead kõige vähem parandusi tegema, kus sa saad kõige kiiremini enda tulemuse. Ja kui sa jätad tihti vestlused pooleli, nii et sa tulemusele üldse ei jõuagi, siis ilmselt sa ei kasuta enda jaoks õiget tööriista. Muidugi siin kõrval võib ka olla oht või tõenäosus, et sa tegelikult lihtsalt ei oska AI-le ennast piisavalt hästi selgeks teha ja siis ei aita ükski tööriist. Et siis aitab promptimisoskus, aga see on juba täitsa teise teema või see kohtumise teema. Nüüd võrdluspilt teile siis tasuta ja tasulise tööriista puhul. See siin on Google'i Nano Banana siis pildimudel, ehk see on see täitsa tavalises Gemini vestluses, kus ma andsin täpselt sama prompti ja ma olen seda prompti kasutanud siin juba peaaegu aasta aega, nii kaua kuni pilte saab teha ja selle prompti sisuks on sihuke üsna pikk prompt, seda ma siia praegu ei pannud, on, et tee linna ja linn on siis sellises raamides, et sinna saab alati ära täita, et mis linna ma tahan. Tee Tartu linna kohta vaatamisväärsusi koondav pilt, mis on sellises natuke nagu siis joonise moodi või karikatuurses stiilis, aga mis peegeldaks praegust ilma ja Tartu kõige suuremaid vaatamisväärsusi. Ja kui sa nüüd neid kahte vaatad, siis nad mõlemad näevad visuaalselt päris ägedad välja. Ja mõlemal on näiteks olemas Tartu plats, on ju, või see Raekoda, Raekoja platsil, suudlevad tudengid on siia purskkaevuna pandud. Aga siis, kui lähemalt hakkad vaatama, siis näed juba asju, mida meil päriselt ei ole. Siin on siis Pisa torn. Miks? Sellepärast, et Tartus on tegelikult siin Raekoja platsi nurgas, täpselt siin ta asubki Raekojas, on siis viltune maja, mis on veel rohkem viltu kui Pisa torn. Aga kui nüüd tasuta mudel läheb ja vaatab Tartu vaatamisväärsusi, siis see ei pane nii palju aega, energiat või siis täpsust sellesse tulemusse ja ta sai teada, et Raekoja platsis on viltune maja ja ta ennustas, et suure tõenäosusega see on midagi Pisa torni sarnast, sest selle kohta on treeningmaterjali rohkem ja AI tegi siis kiire vastuse, viltune torn, suure tõenäosusega see, mida peetakse viltuse maja all silmas. Nüüd ilmselt märkad ka, et ilm on erinev. See on sellepärast, et tegelikult tasuta tööriist ei käinudki kontrollimas, mis ilm on, vaid ta ennustas, et tavaliselt 11. märts sajab ja on umbes 8 kraadi. Ja kusjuures sajab nii palju, et Raekoja plats on täiesti siis siia uputama pandud. Ja loomulikult mõned hooned siin ei ole üldse korrektsed, meil Ahhaa-keskus ei näe päris selline välja, ERM meil ka päris selline välja ei näe, et autotee sinna sisse sõidaks. No see kirik on ka selline natuke kahtlane, et ta nagu natuke on ja natuke ei ole ka. Ja kui ma nüüd kõrval vaatan siis seda tasulist tööriista, siis siin tõepoolest on ilm õige, nii nagu sellel kuupäeval siis ka oli, päike paistis ja oli 9 kraadi sooja. Meil on õiged hooned, meil on enam-vähem õige ERM, täitsa tõepoolest selline välja näeb. Peaaegu õige kirik, meil neid kujud ei ole väljas, on sees ja torn Toomemäel on ka täitsa õige, et see siin on siis Toomemäe lihtsalt varemed, siin on päriselt, mis meil on, päris neid torne meil tegelikult ei ole, natukene ka tasuline tööriist luulutab. Aga oluline on see, et kui sa teed midagi AI-ga, siis sa ju tegelikult tahad, et AI panustaks maksimaalselt palju sinu tööülesandesse. Ja seda sa saad ainult siis, kui sa kasutad tasulisi tööriistu. Et tasuta tööriistaga ta kahjuks ikkagi sama põhjalikult ja hästi ei toimeta sinuga, sa ei saa sama head tulemust. Nii. Ja ma võin teile pärast selle prompti jagada, kui soovite, et võite kommentaaridesse kirjutada, siis ma jagan. Nüüd, mina ise kasutan tasulisi tööriistu üsna palju, et kuidas ma siin täna tulen teile rääkima, et mina ise siis olen AI koolitaja, on ju, ja aitan inimesi siis kas üks-ühele mentorlustega või siis koolistustega ja mina kasutan igapäevaselt tasuliste tööriistadena ChatGPT-d, Gemini'd, mul on kusjuures seal mitu paketti, Claude'i, Copilotit Microsoftilt, aga see on ainult koolituste jaoks, sest ta minu jaoks ei ole pädev tööriist, mida ma väga hästi saaks kasutada. Ja siis Lavabali, mis tegelikult ei ole LLM, ehk siis ta ei ole see keelemudel, aga ma kasutan seda palju vibe koodimiseks ja läbi Claude'i, ehk siis ma hästi palju praegu teen seda, et Claude ehitab Lavabali sees, aga selle jaoks on mul siis ka Lavabali tasuline tööriist.
ja miks nii palju, on see, et mina ai koolitajana ei saa olla ühe tööriista usku, ma pean ikkagi olema siis selline nagu mitmekülgne on ju, ma ei saa öelda, et Claude on kõige parem, sellepärast et tihti ei ole. ja teiseks ma tegelikult ka kasutan ChatGPT-d tekstide loomiseks, Geminit piltide loomiseks, nüüd ka ChatGPT Image 2 piltide loomiseks. Claude on minu primaarne tööriist igapäevaselt. Copilotit kasutan ainult nii, et Claude kirjutab promptid ja Copilot viib ellu, kui mul on Microsofti süsteemides midagi vaja teha. ja Lovable'i vibe koodin siis otse Lovable'i sees, aga ka väga palju, nagu ma ütlesin, kirjutan Claude'is siis koodi uuendusi, mis lähevad läbi GitHubi otse Lovable'i ja siis need kaks käivad hästi tihedalt koos. ja see siin, Claude on mu keskne tööriist, mu primaarne tööriist, aga ma ei saaks kindlasti ilma nende kaheta hakkama. Need kaks peavad siin kõrval olema, eriti kui teha siis teksti, eestikeelset teksti. Nii. Korra vaatan siit teie kommentaare. Mul siit peaks vist olema kõik ilusti näha. Vaatame kohe varsti uuesti üle. Nii, kust Claude'i hype tuleb, on siis see, et detsembris tuli nüüd uus mudel, mis sobis esimest korda tavakasutajale hästi. Claude tuli tegelikult samal ajal siis, mitte päris samal ajal, aga ChatGPT oli esimene ja Gemini ja Claude tulid väga kiirelt sinna järgi. Ja esimesed 2 aastat, siis tegelikult eelmise aasta detsembrini oli kõik sellised ChatGPT stiilis, et nad olid ülevoolavad ja kiitvad, küsisid midagi, ai ütleb sulle kohe, et oo, see eristabki sind kõikidest, et sa oledki nii tark sellepärast, et siis ta pakkus abi seal, kus abi ei küsinud, kui sa ChatGPT käest küsid, et mis täna ilm on, siis ta suure tõenäosusega pakub sulle, et ma võin sulle saata järgmine päev, iga päev postkasti tänase ilmaennustuse, ma võin teha sulle äpi, kuidas sa saaksid panna paika oma riietused, mida täna ilmaga selga panna, on ju. Ehk siis ChatGPT on nagu selline esiteks hästi kiitev, aga teiseks hästi suurelt tahab asju juurde ehitada. Ja just see, et iga pakkumise lõpus või iga vastuse lõpus on uus pakkumine. Ja Claude on algusest peale olnud rohkem siis arendajatele mõeldud, et ta oli siis koodis tugevam, aga tavakasutajale jäi ta tihti nagu nõrgaks, sest ta ei olnud nii positiivne, aga ta ei olnud ka nii asjalik. Ja detsembris siis asi muutus, kui tuli 4.5 ja kohe tuli järgi 4.6 mudel, mis siis hakkas natuke rohkem tavainimest siis aitama. Vastused on lühikesed ja konkreetsed, nad on ratsionaalsed ja hästi kenasti struktureeritud ja ta vastab sellele, mida sa küsid. Üldiselt siis Claude ei anna enam selliseid suuri, ma ehitan sulle kõikvõimalikke asju, pigem ta toob välja vigu ja auke sinu toodud tekstis või idees. Ja inimesed hakkasid tundma ennast Claude'i kasutamisel targemana, et see oligi suuresti haibi mootor, et üks hästi vahva teadusuuring on juba tehtud, see on küll õpilaste peal, et kas ai kasutajad on päriselt siis paremad, targemad, tublimad, aga uuringud näitavad, et ei, inimesed, kes kasutavad ai-d selleks, et enda tööd siis nagu võimendada, et teda paralleelselt enda tööülesannetega kasutada nende elluviimisel, nad tunnevad, et nad on palju võimekamad, targemad ja tublimad, tihti ka paremad kui mitte ai kasutajad või need, kes ai-le kõik asjad ära delegeerivad ja ise sealjuures siis koostöös ai-ga ei tee. Ja kuna see tunne, et ma olen nii tark ja tubli ja Claude teeb mu nii targaks ja tubliks, on väga vinge, siis kogu sotsmeedia ujutatagi üle sellega, et näe, Claude on kõige-kõige parem, et kasutame nüüd siis seda kogu aeg, et see annab sulle selle hea võidu. Aga reaalsuses see lühike ja konkreetne vastus ja ratsionaalne struktureeritud siis nagu tulemus sobib teatud sorti inimestele, mitte kõigile ja paljud tegelikult ikkagi vajavad seda kiitust ai-lt, eriti siis, kui nad on mingi idee juures alles ja vajavad seda teadmist, et jah, kõik on nii, et ma liigun õiges suunas. Nii, mis teeb Claude'i eriliseks, tal on paar väga erilist asja ka. See siin on siis Claude'i aken
desktop versioonil. Desktop versioon tähendab siis seda, et selle saab oma arvutisse alla laadida, et sa ei pea seda brauserist kasutama, kuigi saab. Ja aasta alguses, jaanuaris, tekkis siis chati ja koodi vahele uus võimalus Cowork. Ja see Cowork on siis nende kahe tõepoolest niisugune vahevariant, mis siis, kui chat on tavaline vestlus nagu ChatGPT-s ja code on siis koodi kirjutamiseks nagu ChatGPT-s Codex, siis Cowork ongi mõeldud kaastöötamiseks. See tegelikult siis kirjutati nii, et Claude'i töötajad kasutasid code'i, Vibe koodisid Coworki ja 10 päevaga anti see siis ideest inimestele kasutada ja see hakkas inimestele väga meeldima. Sellel Coworkil on mitu plussi, mida mitte üheski teises LLM-is ei ole. Aga need võivad olla ka tegelikult miinused, nii et käin need kiirelt üle. Esimene asi on siis see, et siin sa saad siis, kui muidu on chat, nüüd chat, siis Coworkis on new task. Ehk sa saad anda Coworkile ülesandeid. Tegu on siis ikkagi tavalise Claude'i mudeliga, aga tal on sellised võimalused, nagu sul on võimalik panna teda töötama work in a project, ehk siis sa annad talle arvutis oma kausta, mille sees ta töötada saab. Ja kui muidu siin chatis sa saad anda chatile ja igale teisele LLM-ile näiteks oma erinevad aruanded ja öelda, et tee sellest mulle üks koondaruanne, saad anda erinevad ideed ja lasta luua lepingupõhja, saad anda Excelid, lasta luua töölaudasid, siis põhimõtteliselt sa teed ühest infost teise info. Nüüd Cowork, sa saad sellele anda ülesandeid, mine liiguta minu faile, ära tee midagi uut, vaid korrasta minu faile. Näiteks sa saad talle öelda, et siin on kaust minu erinevate ekraanipiltidega, sorteeri need ära. Või siin on minu arved, tee need korda, nimeta ümber, loo mulle uued arved. Sa saad anda nagu selliseid faili ülesandeid ja Cowork toimetab sinu arvuti sees ja tõstab faile ümber. Siia saab ühendada ka brauseri laiendi, mis tähendab seda, et Cowork saab minna ja toimetada ka sinu internetibrauseris. Et sa ei pea minema LinkedInis ise inimestele kommentaare kirjutama, sa saad Coworkile öelda, et mine kirjuta LinkedInis kommentaarid, ta võtab brauseri lahti ja läheb, teeb seda ise. Aga selle suur miinus on see, et kõik kõlavad täpselt samamoodi. Ma olen isegi salvestanud endale selliseid ekraanipilte, kus need botid on ilmselgelt LinkedInis vastanud ja vastavad täpselt sama sõnastusega ka, et esimesed 6 sõna on täpselt samad, sellepärast et postitus, mida nad kommenteerivad, sa ei saa seda muud moodi öelda, kui et kommenteeri seda, mida sulle just öeldi, kasuta minu sõnastusi, aga me ju kasutame samu sõnastusi, nii et üldiselt, kui me sinna AI-le oma päris näiteid juurde ei pane, saamegi me hästi üldise teksti. Aga see, et sa saad projektide sees töötada, tähendab seda, et sa saad anda siis failidega töö, aga sa saad anda talle siis ka kindla kausta, millega ta koos töötab. Et kui sa kasutad chati või kasutad ChatGPT, Gemini'd, siis sa saad ligipääsu anda kogu Drive'ile. Sa saad ligipääsu anda siis ainult failide kaupa, laed neid ülesse. Aga Coworki puhul on siis projektis töötamine see, et sa annad talle kausta ja näiteks siin on kõik minu jooksvad ülesanded ja sa lihtsalt lohistad faile sinna ja sa ei pea mitte midagi erilist tegema. Claude juba saabki nendega töötada. Või siis sa ei pea andma kogu oma Drive'ile ligipääsu, sa saad laadida alla selle ühe kausta. Selleks on selline tööriist nagu Google Drive for Desktop, millega sa saad teha nii, et teatud kaustad sinu pilves on sinu arvutisse süngitud ja nii, et siis Claude saab nendega toimetada ja tõepoolest laadida üles ka sinu Drive'i neid faile. Ja see tähendab seda, et sina vaheinimesena kaod sealt ära, sa saad lasta Claude'il toimetada palju rohkem. Koos sellega tuleb loomulikult oht tõrgeteks, sest sa pead olema väga-väga hoolikas oma promptides. Kui sa ütled Claude'ile tee desktop puhtaks, siis see võib Claude'i jaoks tähendada, et kustuta kõik failid ära. Et sa pead olema üsna hoolikas selle juures, Coworki juures ja ta teeb hästi palju siis ka faile, et sa pead kogu aeg mõtlema, et kas see digiprügi, mida sa loodad, et kas see fail, mida sa lood, et ega see ei ole digiprügi, on ta sulle siis päriselt kasulik. Nüüd koos Coworkiga tuleb siit ka tegelikult siis võimalus siis ajastada tegevusi, saad lasta tal näiteks iga hommiku kell 9 Slackis üle käia, vaadata, mis tööülesanded on tulnud või mõnes muus kohas. See on siis tegelikult ChatGPT-s olnud juba peaaegu aasta, isegi vist rohkem, et ei ole tegelikult otseselt midagi muud. Live Artifacts on selline
natukene vibe koodimise moodi, sa saad siis tulemust otse Claude'i sees näha, ehk siis paremal pool paneelis on sul kogu aeg näha oma töölauad. Ja siis on tal üks selline tore tööriist nagu Dispatch, mis on selleks, et sa saad oma siis telefonist juhtida oma arvutis olevat Claude'i. Ja mina olen seda omajagu kasutanud, näiteks juuksuris olles tuleb meelde, et midagi jäi tegemata, siis ma kirjutan siia Dispatchile, et mine lae need asjad alla või vasta need asjad ära või tee need asjad ära, siis Claude läheb ja teeb, aga ta teeb seda siis minu siis lauaarvutis, nii et ma ei saa öelda, et lae need failid alla ja need on siis mu telefonis, need ta toimetab siis minu arvuti sees. Siin on näha ka, et ma viimane kord siis veebikooli dashboard'i oli vaja saada. Ja see kõik on ju kuutasu sees. Ainuke tingimus on see, et sul peab olema Claude'i tasuline tööriist, ehk siis maksad kuutasu. Siis saad kohe alla tõmmata ja seda kasutada. Nüüd esmaspäeval tuli siia alla ka nende üks uus uuendus, disain, millega saab slaide teha. Mis tegi need praegused slaidid? Ei, praegused slaidid tegi täitsa tavaline chat. Ei olnud isegi üldse vaja seda disaini kasutada, sest see on natuke sihuke bugine. Mis disaini puhul on see, et ta teeb väga ägedat disaini, aga sa ei saa seda alla laadida. Tavaline chat teeb PDF-faili, saab alla laadida. Ja nüüd üks hästi suur pluss, mis Claude'il veel on see, et tal on rohkelt ühendusi. Sa saad selle ühendada Gmaili, kalendri, Asana, nii hästi laia valiku tööriistadega. Ja mina teen seda päris tihti. Promptiks on siis kasuta Gmaili rakendust ja kirjuta mustandid postkastis olevatele vastamata kirjadele. Siis ta läheb, loeb need kirjad läbi ja kirjutab neile mustandid. Samal ajal tuleb silmas pidada, et andmekaitsereeglid kehtivad ja ma ei või nendele postkastidele ligipääsu anda, kui mul ei ole ärikasutajaid. Ja lisaks ma pean siis tihti ka klientidele siis kas privaatsustingimuste uuendamiste, linnukeste, teavituste, lepingutega teada andma, et ma tahan Claude'i kasutada oma tööülesannete jaoks, et kas ma võin. Et see anonümiseerimine, andmekaitselepingud, kõik need tingimused sellest kõigest, see on täiega minu jaoks ka takistus, miks ma ei saa AI-d nii palju kasutada, kui ma tahaks. Sellest kõigest siis räägib meile augustis Grete, kui koolitus tuleb. Aga sa saad sellega õigega ühendada näiteks GitHubiga ja vibekoodida läbi Claude'i, mis on nagu suurepärane viis, kuidas Claude'i kasutatakse ja mis temast ka väga suure plussi teeb või nagu sellise erilisuse teeb. Nüüd mõned plussid veel, mis mõnikord on miinused. Esimene on see, et kui sa täitsid tavalises Claude'i chati aknas, ei pea olema Coworkis, lased tal teha näiteks slaidid, siis ta teeb sulle paralleelselt PDF-i, PowerPointi ja Google Slidesid. Ehk siis sa saad 3 versiooni, ise klõpsad, millist sa tahad, kas sa laed alla, kas sa avad PowerPointis, kas sa teed Google Slide'ides selle. Mis on väga hea, sest sa saad iga ökosüsteemi jaoks oma failid, mida sul vaja võiks minna, aga samal ajal tekib väga palju digiprügi, ehk sa pead teadma, mida sa siis saada tahad, on ju. Siis Claude on väga võimekas, kui me räägime teksti, hästi suurte hulkade teksti ja materjalide töötlusest, sest Claude'il on kõige suurem kontekstiaken, sa võid sinna rohkem materjali panna kui muudesse LLM-idesse, enne kui ta hakkab siis hallutseneerima. Ja tal on väga mugav mälu, eriti mis puudutab cloud code'i, et ka vibekoodides ma annan talle 2-3 prompti, ütlen okei, uuenda mälu, alustame värskest vestlusest ja siis ma saan täiesti 6 miljonilise konteksti akna, et oma ülesandeid teha. Ja kood tuleb märkimisväärselt kvaliteetsem ka. Aga Claude ei tee pilte, nagu teeb Gemini, Nano Banana ja ChatGPT Image 2, mis on sisse ehitatud neisse mõlemasse. Ei tee videosid, mida teeb ainult Gemini. ChatGPT pani oma Sora kinni. Nad ei tee Claude ei tee eesti keele häälsisestust, ehk sa ei saa temaga voice mode'is suhelda ja sa ei saa tegelikult teksti sisestada eesti keeles. Sul on siis vaja lisatööriista, mina kasutan Whisperflow'd selleks, aga näiteks ChatGPT eesti keel on kohe olemas, Gemini'ga saad ka kohe eesti keeles suhelda. Ja Claude'i puhul on kasutuslimiidid, ehk siis kui sul on suur mahukas ülesanne, siis see sööb krediiti, eriti Cowork, see võib juhtuda nii, et sa annad talle mingi ülesande, ta teeb 1/3 sellest ära ja ütleb, mul on nüüd limiidid täis, 5 tundi on Claude lukus ja siis sa ei saa kasutada ka chati, sa ei saa mitte midagi Claude'iga teha. Sa pead siis kas ootama 5 tundi või maksma ja minema suuremale paketile. Et see Cowork on väga suur krediidineelaja ja või tokenite neelaja ja sa saad märkimisväärselt vähem teha, kui sul on see tasuline pakett 20 eurone. 100 eurone tasuline pakett on juba mõistlikum.
Nüüd, kui sa palud Claude'il öelda, mis on Claude'il head, siis ta ütleb, et tal on väga hea keel ja inglise keeles ongi Claude kõige parem tekstikirjutaja, aga eesti keel on tal kehva. Aasta alguses oli Claude'il väga palju grammatikavigu, mis näitas seda, et suur osa treeningmaterjalist oli olnud kas blogipostitused või foorumipostitused, kus inimesed teevadki trükivigu, et väga palju oli sõnu, mis olid valesti kirjutatud. Nüüd ütleme märtsist alates pole mina ühtegi trükiviga enam sellist märganud, küll aga on keel hästi tugevalt toortõlkemaiguline, et kui ma teen näiteks veebikoolile mingisuguseid materjale, siis Claude kirjutab alati ettevõtja, kes on just alustanud. ChatGPT ja Gemini kirjutavad alustav ettevõtja. Ja see ettevõtja, kes on just alustanud, on ingliskeelne keele sihuke vorm, seal ongi palju selliseid liiteid nagu juures ja ta teeb eesti keeles toortõlkes, ehk siis tekstid tegelikult kõlavad väga kunstlikult, väga AI-likult ja kui inglise keeles sa saad sellest tõesti ühendada seda oma LinkedIniga ja noh, tõesti tee oma postitusi, on ju, siis eesti keeles sa vajad ikkagi kõrvale ChatGPT-d või Gemini'd ja ChatGPT on siis parem sellises nagu argikeelelisemas inglise keeles ja Gemini on eesti keeles parem sellises ametlikumas, professionaalsemas eesti keeles. Et vastavalt sellele, kumba keelt sa tegelikult oma materjalides vajad, peaksid sa kasutama siis ChatGPT-d või Gemini'd siia kõrvale keeletoimetajana. Aga Claude on väga suurepärane struktureerija. Mida mina tihti teen, on see, et kui ma valmistan koolitust ette, ka näiteks seda siin, siis ma räägin voice'ina sisse kõik, mida ma tahaks rääkida, siis lasen Claude'il selle struktureerida, toimetada ma ei lase tegelikult, ma lasen tal struktureerida, panna järjekorda, tuua välja asju, mida võiks veel rääkida ja siis ma annan selle teksti ChatGPT-le, kes teeb eesti keeles siis normaalseks ja siis annan näiteks tagasi Claude'ile, kes teeb sellest slaidid. Nüüd üks viimane suur pluss, mis Claude'il on siis see, et Claude'ile saab anda mitmesammulisi prompte. Ehk sa võid talle öelda, siin on sulle 20 faili, loe need läbi, analüüsi ja siis loo midagi. Ja siis nimeta see ümber ja siis tee veel koduleht ka sellele sinna otsa. Et Claude toimetab niimoodi agentlikult, ta kutsub ise endale siis teisi töölisi juurde, kui vaja, ehitab endale kirjutab kiirelt Pythoni koodi ja teeb mingeid tööriistu, mida tegelikult teeb ChatGPT ka, aga Claude palju rohkem, sest tal on ka desktopi äpp, see annab talle selle võimaluse ja siis saab Claude'ile delegeerida korraga palju-palju rohkem, et sa põhimõtteliselt ei pea kätt hoidma ja ootama, kuni tulemus tuleb, sa annad juba järgmise ülesande. Ehk siis näiteks nende slaidide puhul ma saan Claude'ile öelda, et loe läbi minu transkriptsioonid, tee esialgne kava, analüüsi, kas see on hea, tee ettepanekud paranduseks, võta ettepanekud arvesse, tee slaidid, paranda slaidid, ma saan kõik anda ühe promptina. Kui ma annan selle ChatGPT-le, siis tema hakkab kohe slaide tegema, tema võtab kõige viimase prompti, mis tegema peab ja tegelikult selle eelneva töö jätab kõik tegemata. Ja neid mitmesammulisi tööülesandeid saab siis vesteldes anda, tegelikult igale nii chatile, Coworkile kui Code'ile, aga saab sinna kõrvale luua siis skill'e, mis põhimõtteliselt on needsamad mitmesammulised tööülesanded salvestatuna ühe pika promptina, mida sa saad siis korduvalt ja korduvalt kasutada. Sa paned sellele nime ja siis lihtsalt märgid, et kasuta seda näiteks slaidide tegemise skill'i, kus on siis need sammud, mida sa tahad, Claude'ile juba ette salvestatud. Ja see annab sulle hea võimaluse siis aega kokku hoida, kui sul on selliseid rutiinseid ülesandeid, eeldusel, et sa saavutad siis Claude'iga vestluses tulemuse. Et see, mida ma alguses ütlesin, on ju, et kui sa AI-le annad prompte ja sa pead kogu aeg, ei, see ei ole see, ei, see ei ole see. Kui Claude on see, kus sa pead kogu aeg teda parandama, siis Claude ei ole see, kus sa peaksid oma skill'e ehitama. Sama asja teeb tihti ka ChatGPT-s siis custom GPT, mis on küll assistent, ei ole nii võimekas, aga ikkagi võib anda sulle parema tulemuse, sest sa kulutad märkimisväärselt vähem aega süsteemi painutamisele enda järgi. Ja noh, nüüd kahjuks on nii, et paljud näited, mida ma näen siis Claude'i kasutamise kohta ikkagi loovad väga palju digiprügi. Et noh, tõesti lihtsalt ei saa siit muud kui tee mulle strateegia sellest, tee mulle ülevaade sellest, aga see inimesena seda ei loe. Et AI toodab sulle hea meelega, aga see inimesena seda tegelikult ei vaja.
nii, teil on siin väga ägedad küsimused ka, vaatame, mul on siin üks slaid veel, mida üle vaadata ja siis saame teie küsimused ka võtta ette. nii, kiirelt, kellele Claude sobib? Ta sobib inimesele, kes on süsteemne. Mina olen hästi süsteemne, mina mõtlen ka nii prompt, 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 prompt. Mul on väga korras failid ja selged töövood. Võtan siit, teen seda, panen siia. Minu kaustade süsteem on nii, et ma leian 20 sekundiga üles faili, mida mul vaja on, või siis oskan ära salvestada õigesse kohta faili, mida ma olen just loonud. Ja see tähendab seda, et ma saan anda Claude'ile ligipääsu ühele kaustale ja öelda, siin on kõik, mida sul on vaja, sest ma tean, et siin on kõik olemas. Ja kui Claude midagi loob, siis ma saan ta õigesse kohta panna, sest ma tean, et ta teeb praegu mul selle tööülesande jaoks seda asja, ta peabki siia selle panema. Kui sinu failisüsteem on täiega segamini, oled seda tüüpi inimene, kellel on desktop täis asju, sul on ühes pilves, teises pilves, kolmandas pilves, siis Claude ei aita sind, sellepärast et Claude vajab süsteemi, ta on mõeldud arendajatele algselt, arendajad teevad alguses struktuuri, arhitektuuri ja kaootilisele katsetele Claude tihti ta tundub alguses väga äge, aga 2 või 3 nädala pärast oled sa loonud endale süsteemid, mis lihtsalt ei toeta sind, sest sa ei mäleta, kus miski on, kuidas Claude selle nimetas, kuhu ta selle pani, mida ta teeb. Ja siis sa tegelikult tunned ennast ChatGPT juures palju-palju paremini. Et ma olen küll ja enam näinud neid olukordi, kus kuulutatakse 2-3 nädalat skill'ide ülesse seadmisele, projektide üles seadmisele, kõik on üliäge ja siis 3 nädala pärast ollakse tagasi ChatGPT-s, sest Claude oli liiga võimekas, liiga suur, sihuke halduskoormus on liiga suur, palju lihtsam on minna ChatGPT-le ja öelda, hei, teeme seda ja chat juba tunneb sind ja saab sind siis aidata paremini. Nüüd Claude sobib siis, kui sa teed palju teksti ja dokumenditööd, aga ei vaja tulemust otseselt eesti keeles lõpptulemusena, vajad siia juurde, siis võtad ChatGPT keeletoimetaja näiteks. Kui sinu primaarne siis ai kasutusjuht on nii, et sa lood eestikeelset sisu, on see siis maandumislehe tekstid, on need koolituste kirjeldused, on need tootekirjeldused, mis iganes muud asjad, siis tegelikult eestikeelse sisu puhul on parem ChatGPT nagu väga pikalt ees praegu. Ja Claude, kindlasti üks asi, mille jaoks ta kõige paremini sobib, on ka vibe koodimine. Ühendus GitHubiga ja sealt Lovable'iga on imelihtne ja see on nii mugav. Aga mul on täpselt samamoodi Claude ühendatud ka, mitte Claude, vabandust, Lovable ühendatud läbi GitHubiga Codexiga, mis on ChatGPT Cloud Code'i alternatiiv ja töötavad mõlemad imeliselt ja tavaliselt ongi nad mõlemad mul ühe koodi taha korraga ühendatud ja mõlemad annavad mulle korraga nõu ja mõlemad toovad alati välja häid punkte, sest nende ülesanne ongi kogu aeg olla kasulik, on ju. Et mõnikord ei olegi koodil midagi viga, aga nemad tahavad olla kasulikud ja toovad ikka mingeid asju välja. Et kui sul on ChatGPT ja sa pigem oled siin selles kaootilises katsetajas või mittesüsteemses sihuke loominguline eestikeelse sisu vajadus ja sa ei ole väga sihuke distsiplineeritud kasutaja, siis ma ütleks, et ChatGPT on praegu veel palju parem. Ja kui sa vibe koodid või tahaksid vibe koodida, siis ChatGPT puhul Codex, nende koodi kirjutamine on samamoodi hinna sees ja sa ei pea vahetama Cloud'ile selleks, et katsetada. Kui sa toimetad inglise keeles palju, kui sul on hästi head süsteemid ja sa ise oled ka süsteemne inimene ja sa tahad, et ai oleks sulle vastu ka süsteemne, mitte sihuke nii äge idee, see teebki sind turu kõige paremaks, vaid kuula või noh, Claude ütleb mulle tihti, see ei lähe sinu eesmärkidega kokku või see on küll natuke imelik. ta on üsna karm mulle ja Claude võib mul teha näiteks nii, et kui ma muudkui teen ja teen mingit faili, siis ta paneb faili nimeks final, mitte enam versioon 1, 2, 3, vaid ütleb final ja ütleb, et seda ei ole mõtet enam edasi minna. Ehk siis, kui sulle meeldib selline natuke nagu jäigem ai kasutus, siis Claude võib sulle paremini sobida. Ja kui sa ikka veel ei tea, mis sulle sobida võiks, siis mina soovitan, et võta 2-3 tasulist tööriista ja paned kõigile sama prompt ja vaata, mis sulle siis aitab. Ja üks sihuke väike asi, et kui sa maksad Google'ile oma pilvemahu eest, sest su postkast, pilv, drive, fotod on suure mahuga juba täis ja sa maksad sinna, siis kui sa maksad 4,99, 5,99, 7,99 või 9,99, olenevalt, mis hetkel sa oma paketi loonud oled, siis on sul nüüd sellest esmaspäevast alates
Gemini ai pluss hinna sees. Ja kui sa maksad need 7,99 või 9,99, siis mine vaata nüüd esmaspäevast alates saab downgrade ida ehk siis alla tulla 4,99 paketile, kus sul on tasuline Gemini hinna sees. See on suure tõenäosusega enamik inimestel, kes maksavad oma pilvemahu eest, on tegelikult tasuline Gemini olemas ja kui nad tahavad katsetada, siis nad ei pea selleks eraldi lepingut tegema. Nii, minu soovitus, sa ei pea kolima, arenda ai-ga suhtlemise oskust pigem. Üks väike asi, mida paljud arendajad ka välja toovad, on see, et ai-d kogu aeg võistlevad omavahel, LLM-id. Ja kui keegi tuleb millegi ägedaga välja, siis paari kuu pärast jõuab keegi teine järgi. Ja vajadust vahetada kogu aeg selle juurde, mis need 2-3 kuud on kõige ägedam, tegelikult ei ole vaja. Sa võidad palju rohkem, kui sa kasutad ühte tööriista, kasutad seda hästi ja kui uuendused tulevad, katsetad ja võtad uuendused ka kasutusele, sest suure tõenäosusega need on mõistlikud uuendused. Aga iga kord vahetada ja uus tööriist võtta, sa tegelikult kaotad ajas, sest sa lood seda struktuuri ja sa ei saa oma tööülesandeid sellel ajal tehtud. Ja ongi kõik. Ma tegelikult selle slaidi võtan siit ära, panen siit selle kinni. Ja vaatan teie ülesandeid või neid küsimusi, et kas meil on siin midagi, mida ma tahaks teile veel siin vastata. Nii, selle paneme kinni ja vaatame. Ohoo, kui väga head küsimused. Mina läksin Claude'i peale, lisaks tasuline Gemini, tegin... Ahaa, teil on nii head küsimused. Käime need kiirelt läbi, 3 minutit ja siis paneme tänaseks kinni. Väga hea. Võtame siit kõige üle pealt. Mina kasutan Cloud Code'i ja teeb hästi, aga konsulteerin ikka Gemini'ga ka vahepeal. Ja mina konsulteerin kogu aeg pidevalt 2-3 ai-ga, eriti kui ma vibe koodin. Kui mul on uue projekti idee, siis ma arutan seda Claude'iga, kes on hästi süsteemne. Palun sellel siis teha kokkuvõtteid, tuua välja minu auke, küsida minult küsimusi ja siis ma annan selle sama asja idee ka ChatGPT-le ja ChatGPT-d tulevad tihti natukene teistsugused ideed, mis ma siis omakorda viin Claude'i ja ütlen, näed, ChatGPT ütles seda, ma olen täiega nõus ja omakorda siis Claude'i vastused viin ChatGPT-sse, ütlen, ma olen täiega nõus. Ma kasutan nende mõlema desktop versiooni, ehk nad on siis mul korraga siin ekraanil ja on hästi nagu mugav, et nad ei ole brauseris. Nii, Külli kahtleb, kas on mõistlik üle minna. Sa võid Külli nüüd jagada, kuidas nüüd seis on, kas pigem mõtled, et jaa, ma olen siuke hästi süsteemne, ma vajaksin seda Claude'i või pigem mitte. Nii, Claude'iga sügavamat tutvust teha, alati tasub, äkki sulle meeldib. Katrin lisas, et see Fable, mis tuli esmaspäeval, nende kõige uuem mudel, muudab mängu. Tõepoolest, ma ka katsetasin, aga no täitsa lõpp, kus kulutab krediiti, et sa saad väga suuri asju ja siis ta ütleb, tänaseks on kinni. Nii, vaatame. Claude'i hinnapakett. See on väga hea küsimus. Claude'i hinnapaketiga nii. Mina olen $20 paketi peal. Kui ma teen midagi, mis ütleb mulle, et krediit sai täis, ehk siis mul on mingi suurem projekt pooleli, eriti kui ma kasutan Coworki, siis ta annab mulle 2 võimalust, oota 5 tundi või koli kallimale paketile. Siis ma kolin kallimale paketile, maksan juurde siis 80 eurot ja olen 100 eurose paketi peal, või see on $100, see kõigub natuke kogu aeg kursiga. Ja ma upgrade in ennast $100 paketi peale ja kui see on tehtud, siis ma kohe downgrade in ennast tagasi 20 eurose paketi peale. Ja miks? Ma saan nüüd järgmised 30 päeva kasutada seda suuremat paketti. Aga kui ma 30 päeva pärast enam ei ole mingis suures vibe-koodimise hoos või koolituse ettevalmistavas etapis või mingis muus sellises mahukamas etapis, siis ma ei vaja seda 100 eurost. Ja siis ma muidu kahetsen, et nüüd ma maksin jälle liiga palju. Ehk siis ma upgrade in ja kohe downgrade in. Nii et kui järgmine kord on maksekuupäev, siis läheb tagasi jälle või maha jälle 20 ja kui mul vahepeal tekib jälle mingisugune suurem projekt, upgrade in ennast üles ja kohe niipea kui kaardilt on raha maha läinud, downgrade in, et mul oleks siuke mänguruum. Ja ma olen niimoodi, ma arvan, päris palju raha kokku hoidnud, sellepärast et ongi nagu see kasutus on perioodiline.
Nii, vahest me natukene rääkisime. ChatGPT kindlasti plussid on see, et sa saad pilti teha, ta on eesti keeles palju parem ja ta on tegelikult lihtsam ja ChatGPT assistendid, kaustad ja vestlused katavad ära enamike vajadustest, mis vaja. Merike on nõus, Claude on parem, ei-sid on vähem, minul ka, nii et väga hea, Merike, sinu jaoks on Claude parim. Jah, Kaari tõi välja, et Raekoja platsist on Veneetsia saanud. Just, mina märkasin ka seda. Me tegelikult ei taha ju seda, sest kui sa vaatad, kui sul ei ole võrdlusmomenti selle teise tasulise tööriistaga, siis sulle tundub, vau, ChatGPT tasuta või Gemini tasuta või Claude tasuta teeb jumala head tööd, mul ei ole mingit põhjust üle kolida tasulise peale. On küll, sest sa isegi ei näe, millest kõigest sa ilma jääd. Nii, Cloud Coworki ajal tegin Google Ads konto auditit, kuid kahjuks osutus suur osa tulemustest ebatäpseks. Hinnanguliselt umbes 8% järeldustest ei vastanud tegelikule olukorrale. Merkis on väga äge kasutusjuht. Mina teeks seda pigem Cloud Chatiga, nii et sa connect'id selle Google Ads'iga. Cloud Cowork on tegelikult ikkagi siis, kui sa vajad, et ta teeb sinu eest midagi. Kui sul on vaja mõtlemisvõimet, et ta analüüsib koos sinuga, siis chat on tegelikult parem. Ta on eeltreenitud natuke teisiti. Ja üks hästi suur Claude'i miinus on see, et chat, cowork, code, dispatch ja nii edasi ja disain, need ei ole omavahel ühendatud. Ehk siis sa ei saa teha nii, et sa võtad ühe vestluse ja jätkad seda cowork'is, ütled, tee see ülesanne. Need on nagu täiesti pimedad üksteise osas. Ja mida mina mõnikord teen, on siis see, et ma ütlen Cloud Code'ile, et kasuta Cloud brauserit, et minna lugeda, mida ma tegin just Cloud chatis. Jabur, miks nad omavahel ei ühildu ja infot edasi jaga, ma ei tea. Nii, vaatame, väga hea, mis meil siin on. Claude on ainult inglisekeelne, seda eesti keeles ei ole. Kui turvaline on lubada Claude oma arvutisse? Ei, oma arvutisse kindlasti mitte. Heal juhul ühte kausta ja siis ka piiratuna. Mis on Claude'i suur pluss on see, et sa saad märkida kas allow always, ehk siis tal on kogu aeg sinna ligipääs või allow once, ehk siis tal on ainult praegu. Ja mina kasutan alati allow once ja täpselt sellel ajal, kui ta tööd teeb ja pärast võtan ära. Ja tihti connection'i tühistan ära ka, kui ma annan talle loa minna kirjutada Gmailis minu kirjadele mustandid, siis ma pärast seda võtan Gmaili ühenduse ära ka, ma ei jäta seda sinna. Ja loa andmine on Merike sult väga hea küsimus. See käib lihtsalt nii, et sa vajutad seal Cloud Code'i või Coworki juures nupule Work in Project ja valid oma arvutist kausta, millega sa tahad seda kasutada. ChatGPT on juba kaua treenitud eesti keeles, aga Cloud veel mitte, see võtab aega. Kahtlen, kas nad üldse eesti keeles seda treenima otseselt hakkavad. Kui kaua mul on aega AI-de katsetamine võtnud? Palju. See on minu töö, nii et ma teen seda kogu aeg. ChatGPT keeletoimetaja on olemas täitsa eraldi custom GPT, eesti keele automaattoimetaja. Marve, panen sulle selle lingi siia. Saate seda kasutada. See on siis päriselt keeletoimetaja poolt loodud ja juhendatud AI ChatGPT sees ja eesti keele automaattoimetaja, see on täitsa tasuta ja seda saab siis ChatGPT-s kasutada. On ka absoluutselt kõige parem tööriist, mida siis kasutada oma keele või eestikeelse teksti ülevaatamiseks. Claude'ile ma olen andnud igasuguseid juhiseid ja Claude ise ütleb ka, et ta tegelikult ei saa eesti keeles paremaks. Merike küsib, kas Claude'i kallima paketi puhul on erinevus ainult suuremas kasutusmahus või mõjutab ka see vastuste kvaliteeti? Kas umbes 100-eurose paketiga saab sisuliselt paremaid ja täpsemaid tulemusi kui umbes 20-eurose paketiga või on erinevus ainult limiitides? Ei, erinevus on ainult limiitides, küll aga mis mõjutab, ma võtan korra siit ekraani jagamise. Share, siit, share. Mis siis kõige rohkem mõjutab, on siin nurgas olevad mudelid. Ehk siis, panen siit selle ära, siis on natuke rohkem ruumi. Ehk siis siin all on Claude'il 3, nüüd siis 4 mudelit, 4 kaob varsti ära. Haiku, Sonnet ja Opus. Ja need on siis nii, et need on tõesti tulnud nagu siis luulest, kultuurist. Haiku on lühike luuletus. Kui sul on vaja kiiret vastust, siis sa kasutad haikut. Ja see, kui sa kasutad siis teisi mudeleid, siis sa võid saada vale vastuse. Ehk siis kiire vastus, haiku. Sonnet on nende igapäevane mudel ja sa võid mõelda sellest kui luuletusest, klassikalisest 3-4
siis salmiga luuletusest, et kui sa tahad sellist klassikalist, läbimõeldud, aga ikkagi mitte liiga ülemõeldud lahendust, siis Sonnet on sinu igapäevane kasutusmudel ja Opus on põhimõtteliselt nagu raamat, nagu sa kirjutaksid suurt raamatut ja see tähendab ka keerukat, läbimõeldud süsteemset struktuuri seal taga. Ja nüüd esmaspäeval tuli siis Fable, mis on kuni 22. juunini pakettide sees ja see on nende kõige uuem, kõige võimekam ja kõige rohkem siis analüüsile ja koodile, hästi tugevalt koodile suunatud tööriist, mida saab siis ajutiselt katsetada. Ja nüüd, kui sa teed lihtsat ülesannet ja paned siia hoopis selle maksimaalse mõttevõime, siis Claude mõtleb üle. Sama on ka siis, kui sul on vaja sellist täitsa tavalist tööülesannet, kirjuta mulle kirjamustand ja sa valid Opuse, Claude mõtleb üle, ta kirjutab sulle, ma ei tea, mis asju sinna kokku. Kui paned haiku, siis sa saad kiirelt, aitäh kirja eest, vastan sulle homme. Noh, ei, sul oli vaja vastust, on ju. Ehk siis see mõjutab kõige rohkem kvaliteeti ja kui sul on tasulisel paketil, sa saad neid rohkem kasutada. Et haiku on sul kogu aeg tasuta paketis, Sonnetit on piiratult, Opust on piiratult, kui sa oled tasulises, eriti veel 100-euroses, siis nendest tegelikult täiesti piisab. Ma olen ainult ühe korra 1,5-aastase kasutuse jooksul Opusega jõudnud siis 100-eurose paketiga nii, et sai täis ja siis ma tõesti kirjutasin koodi. Ja siis siin all on veel Claude'il ja see on siis ka Gemini'l ja ChatGPT'l on see, et kui palju siis ai vaeva näeb, et sulle vastata. Low, medium, high, extra max. Ehk siis see siin on, mis on see tulemus, mida sa saada tahad, kui keeruline see ülesanne on ja kui palju sa tahad, et siis Claude selle peale mõtleks. Ja noh, loomulikult kirjutad keerulist koodi, mingit väga suurt finantsanalüüsi, sa tahad Max ja Fablet. Sa tahad kiiret vastust, mis ilm täna on, haiku ja sa tegelikult ei vaja ka väga suurt mõtlemisvõimet, on ju. Et see mängimine siin annab tegelikult palju suurema kasu kui see, et sul on 100-eurone pakett. Et see on see koht. Nii, võtan siit ekraani jagamise ära. Mis meil siin veel on? Kellelgi oli küsimus siin veel üks. Sulle meeldib Claude piia rohkem, aga et see, et vestluses on lisamaterjali piirang on jabur ja ajab hulluks. Ja Claude'i saab panna 20 faili, aga kui sa annad talle kaustale ligipääsu, siis tegelikult see on parem. ChatGPT analoogsed mudelid ja ChatGPT-l on siis ainult thinking seal all. Võtame siis eestikeelse siit uuesti jagamise. Teil on head küsimused, aga ma pean kohe ka lõpetama. Nii, ChatGPT puhul, võtan siit uue vestluse, on meil siis siin mõtlemisvõimekus, neil on siis kõrge, keskmine, kohene. Ja ega rohkem siin ei olegi. Siin on need mudelid 5.5, 5.4, 5.3, O3. O3 on siis legacy ehk siis hästi vana mudel, mida siis alguses, kes hakkasid väga tugevalt AI-ga automatiseerima ja ehitama, selle peale on üles ehitatud, ei saa üles võtta või üle võtta, ära võtta. Aga need on siis kõik värskemad mudelid ja ChatGPT puhul tegelikult piisab kogu aeg sellest kõige värskemast mudelist. Claude'il on ka 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 on kõik veel kättesaadavad ja miks nad hoiavad vanu mudeleid, ongi sellepärast, et kui sa oled endale teinud mingisuguse custom GPT projekti või mingi ülesande, siis see töötab sellele versioonile ja kui nemad tulevad uue versiooniga välja, siis sinul läheb kasutus katki ja selleks, et sul jääks sellist ülemineku aega, hoitakse siis viimased 3-4 mudelit kogu aeg aktiivselt kasutusel, aga need viimased võetakse niikuinii üks hetk ära. Nii et kui sul töötab hästi 5.4-ga, sa pead tegelema sellega, et 5.5-le üle viia. Et minul olid ChatGPT-s mitmed väga head siis need GPT-d, custom GPT-d, enda omad, kõik töötasid 4.5 peal, tegid suurepärast eesti keelt ja kõik läksid katki, kui 4.5 võeti ära ja jäeti alles kõige madalamalt 5.3. 5.0 tuli siis välja ja kõik minu custom GPT-d läksid katki, et ma oleks pidanud siis neid hakkama ümber tegema ja ma ausalt öeldes ei viitsinud. Nii, ja võtame ühe küsimuse veel ja siis paneme tänaseks kinni. Nii, ja mis meil siin on? Kui katki läheb, kuidas uuele mudelile korda teha, lihtsalt lähed ja kasutad, kuni sa saad jälle hea tulemuse ja siis sellega ongi kõik nagu kaetud. Nüüd lihtsalt nagu nii kaua, kuni sa saad uuesti uue mudeliga sama tulemuse, mis sa tahtsid ja siis oled valmis ja lähed uuendad oma custom GPT. Nii, ma läksin tehniliselt natuke alguses aega, nii et ma väga vabandan, läksime üle aja. Kui sul on veel küsimusi, sa vaatad järgi, kirjuta küsimused siia alla.
ja ma väga palun, et sa jätaksid mulle siia ühe kommentaari ja ma tahaks teada, mis takistab sinul rohkem ai-d kasutamast? Et üks asi on kindlasti see, et see haip, üks on parem, teine on parem, sa ei suuda otsustada, millist kasutada. Aga teiseks kindlasti mingid muud asjad, mis sind takistavad. Mind isiklikult väga palju piirab andmekaitse, ehk siis ma mõtlen sellele pidevalt, ma ei tea, kas ma võin midagi teha, mida ma võin teha ja siis ma pigem ei ühenda või siis valin kallimad paketid lihtsalt sellepärast, et seal on need hinna sees, on ju. Aga mis sind takistab? Kas sa ei ole saanud aru, mis tööülesandeid sa saaksid ai-ga teha või pole sa edukas olnud või mis need on? Et ma plaanin sügisel teha ühe sellise ai baaskursuse, kus ongi erinevad ai koolitused, Gemini, ChatGPT, Claude, vastavalt sellele, mida te tegelikult ju vajate. ja samamoodi teha siis sellised küsimuste-vastuste Q&A-d, kus saabki tulla ja küsida nõu või siis ka automaatikate osas, on ju, aga mul oleks vaja teada, mida te tegelikult tahaksite, on ju. Mis on see, mis takistab sul praegu rohkem ai-d kasutusele võtta? On see siis kodulehe tegemine, igapäevased tööülesanded, vibe koodimine või midagi muud? Aitäh teile, teiega oli väga tore ja kohtume kindlasti varsti jälle. Tšau!